Tere! Mina olen Maria Kihlevelt ja räägin täna teemal rändelaste õpetamine õpetaja pilguga. Veidi minust. Töötan Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroos ja samal ajal olen ka endiselt ja jätkuvalt õpetaja. Õpetan rändelastele, välispäritoluga lastele eesti keelt, olen nende eesti keele toeõpetaja ja ühes Tallinna koolis, suure munitsipaalkooliga on tegu ja olen ise võõrkeele ja ajalooõpetaja taustaga. Nii et olen õpetanud sihtkeeles Helen Doran Early English metoodika alusel väga erineva emakeelega lapsi ja olen ka suuremas klassikollektiivis õpetanud siis sihtkeeles inglise keelt aastaid nii eesti emakeelega kui ka muu emakeelega lastele. Ja täna olen siin, et jagada teiega oma kogemust ning minuga on kaasas ka hea kolleeg Harnost, Ave Ärsing, kes chatis jagab teile informatiivset linkide kogumit samal ajal, kui ma räägin ja proovib ka jooksvalt vastata siis kiirematele küsimustele. Nii et küsimused julge chatti ja siis kui see sobib, siis me vaatame küsimused üle ka esitluse lõpus, sest hetkel nad mul ei ole ka ekraani peal kuvatud. Nii, kas tuli ette järgmine slaid? Ei liigu, jah. Ma mõtlen, mis tal nüüd juhtus enne nagu liikusid. Nii, hakkas tööle. Tänases esitluses on juttu mõningatest aspektidest seoses teise keele omandamisega, mida mina õpetajana pean oluliseks. Toon välja siis isiklikul kogemusel baseeruva seoses rändetaustaga lapse õpetamisega. Räägin sellest, kuidas kujundada nii vaimset kui füüsilist keskkonda, kuidas arendada õpioskusi. Räägin lühidalt ka sellest, mis on lõimitud aine- ja keeleõpe ja milleks on see just praeguses kontekstis tarvilik. Õppemeetoditest, õppevarast ja veidi ka sellest, et mis siis juhtub, kui mul on vaja lisatuge. Ja ma annan ülevaate just nendest teaduspõhistest käsitlustest, teaduspõhistel käsitlustel rajanevatest põhimõtetest, mis on mind minu töös aidanud ja mis on minu praktikas kinnitust leidnud. Kuigi esialgu ma ei pruukinud võib-olla isegi uskuda kõikidesse nendesse asjadesse, aga nüüd kogemusega olen siis saanud ka veidi targemaks. Veidi keele õppimisest kui sellisest. Uut keelt võib õppida ka Eestisse jõudes väga erinevalt, kas siis formaalhariduses ehk grammatikatunnis või siis loomulikus keskkonnas. Mina ise pooldan teise keele omandamist, kui ma räägin õpetajatööst ehk keeleõppest keskkonnas, kus keel on vahendiks. Ja keeleõpe toimub spontaanselt, induktiivselt ning reeglitele ja vormidele otseselt tähelepanu ei pöörata. See tähendab seda, et keelt õpitakse sotsiaalselt, sotsiaalses suhtluses ja reeglid tuletatakse hiljem. Teise keele omandamise puhul on oluline ka tuua välja see, et kui näiteks rändepäritoluga laps siseneb Eestisse, siis ta hakkab õppima suurematelt tükkidelt väiksemateni. See tähendab seda, et kui alguses talle võib kostuda tere hommikust ühe sõnana, siis ma siinkohal toon paralleeli ühe enda lapsepõlvest meenuva luuletusega, et punaste pükstega politsei ütles mulle Dida Moi. Ma olin veendunud aastaid, et Dida Moi on üks sõna, see on üks konstruktsioon. Hiljem läksin siis vene keele tundi ja tehti mulle siis selgeks, et on hoopis idi ehk käskiv kõnevis ja Damoi. Et alguses ma õppisin seda ühe suure konstruktsiooniga ja samamoodi kui rändetaustaga laps siseneb siis Eestisse, Eesti keelekeskkonda, hakkab ta omandama alguses suurte tükkidena. Ja alguses uuringud väidavad ka seda, et kiirem on ikkagi see, kes omandabki keelt valmis tükkidena. Ja see, kes ise konstrueerib, on alguses aeglasem, aga jõuab vaikselt järele. Nii et meetod grammatika õppimisel esialgu võib küll olla ajasäästlikum, aga ei pruugi olla nii tõhus. Veidi veel teise keele omandamisest ka õpetaja seisukohalt.
Keel, selleks, et paremini mõista välispäritolu last, on hea teada seda, kuidas ta keelt omandab. Uuringud väidavad, nii 21. sajandi uuringud kui ka 20. sajandi teise poole uuringud, et oluline keeleõppes ei ole mitte sinu vanus, vaid see, milline on keelelise sisendi hulk ja selle kvaliteet. Ja tegelikult ka näiteks Hamburgi teadlane Maisel on väitnud, et emakeel ei pea olema enne selge, kui hakatakse omandama uut keelt. Et uue keele omandamine, see ei kahjusta mitte mingilgi määral tema emakeelt ning ühe keeleoskus ei tule teise arvelt, vaid pigem on ikkagi sellele lisaks. Õpetajana on hea teada, mis tasemel lapse keeleline areng on, selleks, et me saaksime pakkuda temale just sobivat keelelist sisendit. Ning Tallinna Ülikooli professor, keeleteadlane Reili Argus on ka väitnud, et mitmekeelsete laste keeleline areng, see võib olla ükskeelsete omadega võrreldes aeglasem, aga see ei tähenda, et nad oleksid viletsamad sõnade õppijad, sest ülekandevõime ja koondsõnavara on mõistmisel neil oluliselt suurem. Veidi teise keele omandamise etappidest. Kui ka rändepäritoluga laps hakkab keelt omandama, siis esialgu on ta vaikivas perioodis. See tähendab seda, et ta analüüsib kogu seda sisendit, mis ta talle on andnud oma peas, aga ta ei vasta. Ja siin on kõik see, mis on mitteverbaalne, on kõige olulisem. Ja määrav on ka kontekst. Näiteks, kui me räägime söömisest, siis sõna sööma saab ta sellest aru alles siis, kui söök on laua peal. Aga kui õues söömisest rääkida, et siis ei pruugi sellest kohe kindlasti aru saada. Ja see periood võib kesta umbes 6 kuud. On ka juhtumeid, kui see periood võib kesta 2 või 2,5 aastat, et laps istub, ta on nagu svamm, ta omab kõike endasse, aga ta lihtsalt ei vasta. Hea on, kui vahel tuleb mõni ehk noogutus või et siis ta juba hoomab seda, mida sa talle edasi annad. Järgmine periood või järgmine etapp on varajase kõnetekke periood. Ta hakkab juba mingeid üksikuid omandatud üksusi kasutama, aga ta kasutab koodivahetust ja koodivahetus on see, et ta kasutab näiteks paralleelselt 2 keelt. Võib-olla tuleb teil tuttav ette, isegi kui inglise keel on see mingi ühisosa õpetajaga, siis ta ütleb, et how is 3 eesti keeles, et ta kasutab veel 2 keelt ja paneb need kokku. Ja see periood võib ka kesta 6 kuud kuni aasta. 3. kuni 5. etapp, tavaliselt seda öeldakse, et see on produktiivse keeleoskuse areng. Tekib juba mingisugunegi suutlikkus ise sõnu muuta. Ehk laps suudab vastata juba keskmis küsimustele, ta oskab juba abi paluda, ta alustab suhtlust ja sealt edasi on võimalik juba minna jutustamise etappi. Ehk lisanduvad miks küsimused, koodivahetust jääb vähemaks, esinevad küll mõningad grammatilised vead, aga neid ei ole väga palju. Aga juba on võimeline laps konstrueerima lauseid ja tegema siis enda küsimusi. Ning 5. etapp on peaaegu sama kui emakeelt rääkiv laps. Esinevad mõned vead, aga tavaliselt sinna siis. See periood võib ka kesta seal 3 kuni 5 aastat, aga mis on selle kõige puhul kõige olulisem on see, et need, kes tulevad Eestisse näiteks ilma igasuguse eesti keele oskuseta, võiksid 3. etappi jõuda 3 kuni 5 aastaga. Mõtleme siis korra, kui palju me eeldame nendelt lastelt poole aastaga, kui nad on olnud meie koolides. Ja õpetajana on siinkohal kindlasti ka oluline välja tuua, et näiteks kui laps on vaikivas perioodis ja mõistab ainult lühikesi lauseid, ei ole mõtet kasutada temaga suhtlemisel pikki lauseid, vaid tasub püsida kindla sõnavara piires ja kakskeelsetel lastel lihtsalt on vaja natuke rohkem abi, et sõnavara kätte saada. Ja sisendi osas, kes on eeskuju, on ikkagi õpetaja, see keeleline eeskuju. Ma toon kohe viitena ka juurde, et kui on vaja ja kellelgi on huvi kõnearengu testimise vastu, mida kasutatakse väiksemate laste pool, siis Padrik ja Hallap on loonud laste kõnearengu testid, mida vahel on võimalik antud konteksti siis üle tuua. Mõningad üldised põhimõtted. Laps vajab tuge, nii või naa, aga ma ütlen juba etteruttavalt ette, et toetudes erinevate koolide praktikale, toetus rahvusvahelisele praktikale, toetudes uuringutele, et keeleline erivajadus on kiirelt mööduv erivajadus ja
kurb või ka siinkohal ma ütlen juba etteruttavalt ka ette, et kurb on tõdeda, aga ka rõõm on tõdeda, et eraldi ei ole sellist asja olemas nagu rändelapse metoodika. Ei õpetata ka ülikoolis rändelapse õpetamise metoodikat. On üks üldine kaasav ehk heade pedagoogiliste tavade kogum, ka lõimitud aine ja keele õpe käib siia alla, mis aitab õpetajat töös just ka nende laste puhul. Ja lisaks nende heade tavade teadmisele, õppimisele ja rakendamisele on vaja teha siis mõningaid mööndusi, näiteks kohandada õpet, õppekorraldust. Teil on sellest ka juba kõigile räägitud, ilmselt materjale ja üldtoe raames siis rakendada kindlasti õpilasele ka individuaalset õppekava ning kaasata tugipersonali ja pakkuda võimalikke tugiteenuseid selle hetkeni, kui ta on võimeline olema juba kooli kontekstis ka teistega võrdsel tasemel. Ma annan täna sellise üldise ülevaate nendest asjadest, mis mind on minu töös aidanud. Ja mõningad olulised põhimõtted on tegelikult samad, et ma olen töötanud ka erivajadustega lastega pikalt ja need põhimõtted on ülekantavad ka antud kontekstis. Et räägin selle kohta veidi, kuidas struktureerida õppe sisu, kuidas on võimalik õpetada osaoskuste kaupa. Kindlasti rõhutan lihtsa kõne reegleid, lihtsa keele reegleid ja seda, kuidas on võimalik kõne kohandada. Toon välja siis ka näitlikustamise viisid, mõningad näited seoses siis lisaselgituste tegemisega ja siis ka rõhun sellele, et kui oluline on erinevate abimaterjalide ja lisavahendite kasutamine. Ja räägin veidi siis ka seoses siis kooli tugipersonali kaasamisega. Et mis on need asjad, millele rohkem rõhuda. Oluline on luua lapsele, kui ta siseneb kooli, turvatunne, mitte isoleerida. Sellepärast ei panda meil Eestis ka neid lapsi eraldi klassidesse õppima, et nad justkui seal kuskil kaugemal korda teha ja siis panna siis teistega koos õppima. Et enamasti on nad ikkagi emakeele rääkijatega samas klassiruumis. Teadlane Cummins on näiteks välja toonud ka selle, et suhtlusoskus võiks tulla nendel lastel ka 2–4 aastaga ja akadeemiline keeleoskus 5–7 aastaga. Et tavaliselt teise keele omandamise puhul see nii on. Siin siis mainides ainealast keeleoskust. Nii et ka kuskil aastaga tekib neil mingisugune võime õppetegevuses kaasa teha, et siinkohal korra võite mõelda ka vahetusõpilastele, et miks vahetusõpilased 9 kuuga siin ikkagi keele juba teatud määral selgeks saavad. On jõutud ka järeldusele, et tõlkel rajanev õpetamine ei ole tulemuslik. Seega soovitatakse tõlkimist vähendada nii palju kui vähegi võimalik ja paljudes koolides soovitatakse ja juba praktiseeritakse ka nende laste puhul ikkagi eesti keele õpet, eesti keele teise keelena ainekava järgi. Ehk tuletame meelde induktiivne versus deduktiivne lähenemine, et grammatika seletamine ja siis näidetega kinnistamine alguses ei toimi nende puhul. Ja ma korra ka logopeedidest rääkida, et tegelikult logopeedi esmaülesanne on ikkagi eestikeelsete laste kõnearengu häiretega tegelemine enamasti koolis, et mitte muukeelsete laste keeleõppe. Et eripedagoogi ülesanne samas, kui tugipersonalile mõelda on nõustada õpetajat õppe planeerimisel, rõhuasetusega siis õpilase vajadusele, et mitte õpetaja koha ülevõtmine. Et nendega saab teha koostööd, aga kindlasti ei peaks olema keeleõppe nüüd ka ainult nende pärusmaa. Ja kui erivajadustest korra veel rääkida, et tegelikult on toodud ka välja, et kui laste keeleline areng ei arene üldse seal 2 ja 2,5 aastaga, on näha, et ta ei suuda ka vaikivast etapist edasi minna, et siis võib olla tegu mõne kaasuva erivajadusega. Et siis soovitatakse kindlasti kaasata veel lisaressurssi ja spetsialiste. Mõningaid põhimõtteid seoses õpetamisega. Võõrkeeles rääkimine väsitab väga kiiresti. Tavaliselt on need lapsed väsinud juba seal 2–3 tunniga esimeses päevapooles. Samas ma olen ise õpetajana jõudnud selle järelduseni ka, et
kui klassis on muu kodukeelega laps ja klassis on eestikeelne laps, siis muu kodukeelega lapse tähelepanu on mul ehk minul kui õpetajal. Ja see on nagu pluss tegelikult, et kui eesti keelt emakeelena rääkiv laps võib juba hakata nihelema, kedagi nügima, telefoni tahab see kuskilt otsida, et siis nende tähelepanu vahel isegi hajub kiiremini, eriti just päeva esimeses pooles. Et see on nagu pluss ka, mida õpetajana tegelikult ära kasutada. Et kõigi oma meeltega on ta nagu sinu päralt tegelikult päeva esimeses pooles kindlasti, kui mitte kogu päeva jooksul. Ma tahan korraks siia ühte asja öelda. Minu omaril on nii, et kõigi teiste kõne on tema jaoks mingi müra. Kui isegi keegi küsib sama küsimust, mida Omar tahab nagu ka vastust saada, ma ütlesin, Omar, aga ta vastas, aga ma ei saanud ikkagi aru. Et tõesti see 1,000,000% see tähelepanu on ikkagi minul. Kui mina temaga ei räägi, näpuga ei näita, siis seda tulemust ei tule. Et see on nagu, see on päriselt see on nii. Mina seda ütlen küll, jah. Aitäh. Aitäh selle näite eest, et see tõesti nii on, et see on ka huvitav tähelepanek. Ja üldpõhimõtteid ka veel, mida mina õpetajana saan teha, on ikkagi ka see, et ma väärtustan tema keelt ja kultuuri ja ma toon nagu ka seoseid Eesti ja õpilase päritolumaal, ükskõik mis aines, ükskõik mis tegevuses on seda võimalik teha. Väga palju läheb see neile korda, kui ma küsin mõningaid asju ka nende enda emakeeles, ehk ma olen õppinud ära paar viisakusväljendit, ka mõningad sellised kultuurilised eripärad seoses erinevate riikidega. Ja just meenub eelmisest nädalast kõik, kuidas siin võrdlesime keefirit ja airami, kui me räägime Türgist, eks. Ja need toidud, joogid, neile omased asjad, mis meil on väga eksootilised, et ma soovitan mitte kogu aeg, aga siiski tuua kooli, et vahel teistele ka tutvustada ja see tegelikult laiendab Eesti õpilaste silmaringi ka. Eelmisel korral ka riigilippudega seonduvalt mul tuli meelde, et ei soovitata riigilippe kuvada suurelt koolikeskkonnas ja klassikeskkonnas just sellepärast, et võib-olla see riigilipp sümboliseerib talle just seda, mille eest põgeneti. Meenub siin just kurdi ja Türgi lipu seos, et selle peale lihtsalt võib siis ka mõelda. Ja kui on ühine keel vanematega või on võimalik seda teha siis ühise aruteludes, et rääkida tegelikult vanematele ka õpilase emakeele arengu seisukohast ja selle arendamisest, et nende roll on tavapäraselt suurem antud kontekstis. Natukene siis nüüd keelekasutusest, millele mina õpetajana pööran tähelepanu, et kuigi ma olen inglise keele õpetaja ja osad neist oskavad inglise keelt, aga mitte alati, et ma siiski väldin tõlkimist. Ma kasutan kõiki teisi vahendeid, mida vähegi võimalik, et tagada arusaamine. Ehk siiamaani juba 7-8 kuud pärast septembrit distantsõppe kaasa arvatud, ka suured teismelised poisid teavad, et kui mina ütlen vaata ja üleval ja all ja suur ja väike, siis nad teavad, et nad juba õpivad mind jälgima, et ma väga palju kasutan siis žeste, kehakeelt ja miimikat. Ja proovin ikka naeratada ka nii palju kui võimalik. Ja alguses see tundub nagu eestlasele võõras, et võib-olla ka, et ma hästi palju seal tantsin seal klassi ees, aga kuidagi on muutunud nagu harjumuspäraseks, et kõik on nagu ka kehaga toetatud. Ja ma kasutan väga palju siis objekte kõike enda ümber, mille abil end arusaadavaks teha. Ning ühte asja, mida ma olen ka rohkem juurutanud, mida ma tegin ka kunagi ammu, kui ma väiksemaid pisikesi lasteaialapsi õpetasin, oli ka see, et ma saatsin kõiki tegevusi kõnega. Sa lõikad praegu kääridega, sa ühendad siit vasakult paremale, et kogu aeg endale nagu teadvustada, et kõik, mis ta teeb, on nagu saadetud ka kõnega. Ütlen siin kohal jälle, mina käisin kogu aeg Omaril kõik asju, alguses ta ei teinud seda, käib kõik asju ise ütleb. Kui mina teda parandan, Omar, mis ma ütlesin, ta kogu aeg kopeerib mind ka. Mis ma ütlesin sulle, et see ka õudselt toetab teda. Et kui ta ise räägib, ise kuulab ennast, eks ju, et see on ka õudselt hea asi, et kogu aeg see kõne on tõsiselt õudselt hea. Ja tegelikult, kui minnes nagu teooria juurde, et sõnumist ju tegelikult annab edasi 60% kehakeel, 30% hääletoon ja 10% see sõna ise. Et siis mõelge, eks ole, et kuidas on võimalik kasutada ka kõike muud. Ja isegi see tore, kas tõesti ja siis, ta ei pruugi isegi teada nende sõnade tähendust, aga kui sa mängid intonatsiooniga natuke, et see ka mõjub väga palju.
Nüüd korra lihtsa keele reeglitest toetun siin Jaan Mikule ka. Soovitan kindlasti alguses esialgu vähendage võõrsõnade hulka nii palju kui võimalik ja selgitage tundmatuid sõnu ning eelistada lühemaid sõnu ja lühemaid lauseid. Ehk põimlaused on alguses üldse välistatud ja ka üks küsimus korraga, sest ta juba tegeleb selle ühe küsimusega. Kui juba 3 küsimust on üksteise otsas, siis tal on juba info peas sassis. Ja ma alguses ka need vormid ehk kas sa tahaksid, kas sa sooviksid, et on viisakas küll, aga ta alguses ajab teda veel rohkem segadusse. Kas sa soovid, me lähme, ma annan, sa joonistad, et oleks lihtsalt tegusõnad pöördelistes vormides. Ja tõlkimisest veel nii palju, et ma lasen vahel ikkagi tõlkida neil endil, kui on vaja, et ta saaks oma sõnumi mulle edastada. Aga ikkagi räägin eesti keeles vastu, et muidu tekib klassis ka see, et nendega räägitakse seal eesti keeles ja meiega siis, ma ei tea, inglise keeles näiteks. Ja kui on noorem laps ja siis tegelikult lapse vastus ei pea segama sihtkeeles vastamist, et kui ta vastabki, et nee achuu või I don't understand või midagi, et siis lihtsalt ütlebki, et miks sa ei taha või kuidas ma saan sind aidata. Ja natuke ka vigadest, et mitte kellelegi ei meeldi eksida ning üldjuhul ei ole meeldiv, kui keegi pidevalt vigu parandab ja uuringud kinnitavad ka, et vigade tegemine, et see on positiivne osa keeleõppest. Ja iga pisimat keeleviga seega siis kohe kindlasti ei ole vaja parandada. Kui laps kardab teha vigu, ta on stressiolukorras ja stressiolukorras aju ei võta nagu nii midagi vastu. Nii et ma soovitan pigem mudeldada ja anda ette õige vorm. Mõningad näited ka siin, et kui ta ütlebki, ma panen nugad lauale, jah, väga hästi, pane noad lauale, et kogu aeg kinnitada, annad õige vormi ette. Ja mõningal, kui on juba mõnda aega, on ta sinuga olnud ja teil on usaldusväärne suhe, et siis ta nagu kui mänguliselt teha, siis ta avastab ka varsti, et ta peab justkui oma keelekasutust korrigeerima. Ja siis sa võid ka öelda, et mida sa ütlesid või mõtle veel. Et soovitan suhtuda vigadesse siis leebelt ja rahulikult, nii nagu me suhtume ka kultuurilistesse erinevustesse. Pigem lapsele tuleb ikkagi pakkuda eduelamust. Mõningaid strateegiaid just selles varases keeleoskuse faasis. Ma jätkan rääkimist ka siis, kui ta ei vasta. See tähendab seda, et kui ma juba näen, et ta tekitab silmkontakti või ta ütleb, see on juba päris suur asi, kui noogutab. Ja mina olen tema keelemudel. Seega ma räägin lihtsustatult, proovin, räägin aeglasemalt, kuigi seda ei ole alati väga lihtne teha. Ma vajadusel sõnastan ümber. Just meenus, et päris hea keeleoskusega poiss näiteks ütles, et ma ei tea, mida tähendab sõna jätka. Ja siis kohe, eks ole, annad talle sünonüümi, lõpeta, jätka ja nii edasi. Ja ma võimaldan neil hetkel ka ja võimaldan üleüldse emakeelseid, ka siis, kui ma emakeelest aru ei saa ja mitteverbaalseid siis vastuseid. Ja kui ta ütlebki inglise keeles, ma lihtsalt vastan eesti keeles, ühel hetkel ta läheb loomulikult üle eesti keelele. Ja korra, kui mõelda mõistetest kui sellistest, et tegelikult ju ka rändelapsed, et nad ei ole ju rumalad, et tal on oma emakeele mõistete maailm olemas. Ja mina lihtsalt õpetan talle seda ülekandevõimet, kuidas ta saab siis ühest keelest teise panna seda, mida ta juba teab. Siinkohal toon ka näite kindlasti muusika ja rütmi kasutamisega. Ma olen kasutanud seda ajalootunnis ja inglise keele tunnis ja üldse mitte olla muusikaõpetaja. Et kui tuleb veel laps, kelle keeleaparaat on väga teistsugune, see tähendab seda, et ta peab harjuma väga teistsuguste häälikukombinatsioonidega. Ka vene kodukeelega lastele on vahel mõningate meie täpitähtede hääldamine keeruline. Et siis täpitähtede õpetamiseks näiteks muusika ja laulmine ka keeletunnis on ideaalsed või siis ainetunnis. Ja vahel sellised rütmilised tegevused, me võtsime siin isegi ühe mingi matemaatika ülesande, ma mäletaks keemia ülesande ühe teise õpetaja tööst. Ja siis plaksutasime läbi, et nad saaksid enam-vähem aru, et mis asi see oli see reegel, mida me teeme. Ja siis tal nagu jäi see sellise luuletusena meelde. Ja sõnu õpetan ikkagi enamasti kui vähegi võimalik seal, kus see sõna on. Ehk söökla õpetan sööklas ja raamatukogu on ikkagi seal, kus on raamatukogu. Ning olen proovinud rõhuda siis nii palju kui võimalik erinevatele meeltele. Ehk maitsesime siin sidrunit ja soola, et jääks siis meelde ka see.
Ja miks on nüüd need pildid mul siin? Lisaks sellele, et kasutan Google'it igal vähegi võimalusel, kui ei ole arvutit ees, siis kas või näitan neile pilti alati nutitelefonist, et ta kohe saaks aru, millega on tegu. Et kirjaklambrit nimelt ja see kett siin, meil oli koostöö matemaatikaõpetajaga ja 3. klassi teema murdjoon ja lüli ja ELA1 tasemel laps. Ja kuidas sa ikka õpetad sõna, mis asi on lüli, panime siis kirjaklambritest kokku. Ja siis tekitasime siin lõpuks inimkeha suurusi murdjooni, panime neid punkte ja tippe ja kõike sellist, et tal lihtsalt tekiks mingisugune ainealane sõnavara. Ja ikkagi see kordamine, et ma olen 7 kuud järjest või 6 kuud järjest küsinud igal esmaspäeval, et mida sa tegid nädalavahetusel. Ja meil on ka kuvatud päevad ette, et näidata talle, mis päev oli täna, homme ja ülehomme. Ja vastavad samamoodi ja näiteks väga suur asi, et ühe Eritreast pärit lapse puhul kuulsin esmaspäeval esimest korda vastuses ka minevikku. Nii et kordamine ehk nii-öelda nämmutamine, mis võib tunduda tüütu, aga tuli. Ja mõningad näited siis seoses lisategevustega, mis toetavad keeleõpet ja aineõpet. Et kui vähegi võimalik, kas aineõppes või siis ka keeletunnis, ma soovitan kasutada väiksemates rühmades erinevaid mänge, nii palju kui vähegi võimalik. Et endal on mul kodus 5-aastane laps, et ma olen kõik tema mänguasjad, mis tal on ka rakendanud seal seoses siis sõnade kokkupanemisega kuni siis suurematele ka Scrabble, mis aitab näiteks väga hästi, kui me paneme tähtedest sõnu kokku. Ja keskel on mul siis kuvatud 2 näidisketast, mida olen teinud siis paberitest koos nende endiga. Üks siis suhtlusoskuseks vajalikud väljendid ja teine oli siis meil üks matemaatikatundi toetav näitlikustav asi. Olen teinud ka sarnase ketta keemiatunni tarbeks, kus siis väljaspool olid siis ainete nimetused, keskel siis elementide lühendid ja ise ta keerutas peas ja lõpuks jäid siis ka sõnad meelde. Ja tegime koos lastega ka sellised väga elementaarsed näiteks kujundite sõnavaraks. Sõna pluss pilt kaardid, mida siis mängisime kaardimängu ja mängisime memoriinina ning kui olete tuttav digitaalse jutupliiatsiga, mis siin all paremal, siis digitaalne jutupliiats on ka nii väiksemate kui suurte 16-aastaste puhul väga super asi, et materjalidena soovitan kasutada uusi keeleõppekaarte näiteks või siis ka Jänku-Jussi raamatuid, kui väga vaja on, ühelt poolt õpetatud aja tundmine ja numbrid ja sõnad, kui siis ka inimest ja loodust puudutav sõnavara. Et kui vähegi võimalik, on võimalik neid mänge teha ka ise koos nendega. Ja kui mõelda selle peale, et lapsed on hästi erineva keeleoskuse tasemega, siis sõnumi edastamiseks on oluline kasutada kõiki erinevaid kanaleid ehk mõelda ka füüsilise keskkonna kujundamisele. Korraks ma palun teil mõelda ennast Pekingi lennujaama, et te olete Hiinas, teil on näiteks vahemaandumine, te peate ruttu jõudma järgmisele lennule ja juhtumisi kõlaritest, unustame ka korra inglise keele, on kosta ainult hiinakeelsed ütlused ja siis on hieroglüüfid, eks, ja ma pean kuskile jõudma, et mis asi see on see esimene asi selles keskkonnas, mis hakkab sinuga rääkima, mis võimaldab sul jõuda punktist A punkti B. Ma jääks vist maha. See võib nii olla, aga tegelikult nende laste puhul ka, et kui nad on mingis keskkonnas, et mis on see, mis hakkab temaga siis rääkima. Et mul ei ole ka hetkel näiteks kahjuks oma klassi, et varasemalt see mul oli, aga ma tassin seda materjali kaasas ja olen leppinud ka teiste aineõpetajatega kokku, et mõned sõnasildid, mis on seintel, et on luba nagu nende kasutamiseks ja ka Eesti emakeelega lastele, nendel ei ole selle vastu midagi. Ja mis on seal seintel tavaliselt alati õpitav teema, et see võiks olla visualiseeritud, ka mingid tavakõne väljendid esialgu, mis neid aitavad, sõnakaardid, suunad, viidad, no nii visuaalseks kui vähegi võimalik. Ja keelekümbluses kasutame me selle kohta väljendit rääkivad seinad, et kui on internetist võimalik selle kohta otsida. Ja ma soovitan e-koolikotist, kui te panete Google'i otsingusse Maret Vandel, siis Maret Vandlil on väga palju neid näitlikustavat seinamaterjali just, et mida on võimalik PDF-idena välja printida ja endale panna seintele.
et laske lastel endil osutada ka piltidele, mis sümboliseerivad nende vajadusi. Et see on nagu siin ka see mõttepilt ja tegelikult, kui tal juba see sõna on nagu ees, et siis on ta nagu lihtsam ka õppida. Ja ma vahetan ka siis seinakaarte seintel vastavalt sellele, mis teema meil parasjagu on. Lõimitud aine ja keeleõppe ja oma töös ma lähtun lõimitud aine ja keeleõppe põhimõtetest. Tõhususe selle puhul tagab see, et õpetaja tähelepanu keskmes on korraga nii aine sisu, keel kui ka õpioskused. Ja LAK-õppega võib tegelikult alustada lasteaiast, aga seda saab rakendada mis tahes kooliastmes. Et LAK-õppe ise on katusmõiste ja see hõlmab paljusid eriilmelisi õppekorralduslahendusi. Osad neist lühemaajalised, võib-olla olete kuulnud keeledušist, näiteks keelelaagrid, õpilasvahetusprogrammid, perevahetused ja nii edasi, või siis pikemad, näiteks keelekümblusprogramm nii eesti kui ka venekeelsetes koolides hetkel kasutusel Eestis, või siis ka näiteks LAK-õppe moodulid erinevates koolides. Ja see LAK-õppe nõuab nagu järjepidevat koostööd õpetajate vahel, kes peavad teineteise tööd küll toetama, aga aineõpetaja tegutseb samaaegselt ka keeleõpetajana ja keeleõpetaja siis peab siduma keeleõppetegevusi spetsiifilise ainekeelega. Mis mulle endale väga sümpatiseerib selle puhul ongi just see õpioskuste mitmekesistamine, mis tõhustab tegelikult ka emakeeles õppivate laste õpet. Ja nüüd natukene meetodite valikust baseerudes siis lõimitud aine keeleõppele, aga ka rändelaste õpetamisest lähtuvalt. Et ma peatun nüüd mõnel, eks, et seda kindlasti on veel, aga ja ütlen ka etteruttavalt ette, et siin on kirjas asjad, mida õpetajad teevad niikuinii, aga rändelapsi aitavad mõningad valikud rohkem. Kui tema keeleoskus on madalal tasemel, siis ta upub alguses teksti sisse ära. See tähendab seda, et me peame teksti vähendama. Nii palju kui vähegi võimalik, et ka mina ei tee igaks korraks eraldi töölehti, aga ma proovin lihtsustada nii palju kui vähegi võimalik ehk ka reguleerida tööde raskusastmet. Ja kui mõelda selle peale, et ka Eesti lapse keel ei pruugi olla nii nüansirikas, siis kui võtta näidisena mõni 3.–4. klassi matemaatikaõpik ja lugeda tööjuhendit, mis koosneb 3 eri osast, et ka seal võivad need tööjuhendid väga keerulised olla, rääkimata siis lapsest, kellel ei ole veel ka piisavat keeleteadmisi. Ja mina õpetan selgeks tööjuhendit tavaliselt 2. või 3., vahel isegi 1. tunnil, sest ta läheb aineõppesse või ta läheb mõnda suurte tundi ja nii palju saan toetada, et ta teab, mida ta tegema peab. Et lisaks siis sellele, et ta oskaks küsida, et kas ma saan pissida ja kus ma saan pissida, et siis ikkagi on oluline, et ta teaks ka, mida tähendavad sõnad lõpeta ja ühenda, sest need on nüüd põhilised tööjuhendid, mida igas ainetunnis ma olen kohanud. Mõningaid meetodeid veel, et hea on siduda eelnev uue teadmisega, õpetadki sõna puu, et siis toodki näite, et ka palm on puu, mõelda kindlasti põhjust tagajärg seostele. Ja hea on alati aidata ka neil aru saada, kui nende eelteadmine on väär. Et meenubki siin näide selle kohta, et sirel ei ole puu, sirel on põõsas ja nii edasi. Ja ma soovitan, et nende laste puhul nagu see info ei mahu neile pähe ära nii või naa, et kasutada nii palju kui võimalik liigitamist, rühmitamist ja anda neile ka liigituse alused. Et toon näite, et praegu need, kes alustasid sügisel, nüüd on kohe kooliaasta lõpp, aga selle asemel, et me mängime näiteks pildimängu ja ta küsib, et mis see on, et ta ei küsi enam, mis see on, ta küsib, mis metsloom see on, mis kujund see on, mis puuvili see on, et tal on nagu mingisugused liigituse alused oma peas tabelitena ja siis on tal lihtsam ka kogu seda sõnavara, mis ta hiljem saab panna, siis rühmitada oma peas ära. Ja oluline kindlasti on ka või selgitada neile, et kui ei tea, et kuidas teada saada, et mida tähendavad sõnad vaatle, selgita, kirjelda ja mõõda näiteks. Ning tõin ka ühe näite väga heast raamatust LAK-õpet toetavad metoodilised võtted õpetajale, mis on ka kättesaadav internetist, et muusikatunni teema, et kasutada kõiki lapsi näiteks sümfooniaorkestri põhjana.
et tekib ka mingisugune teistsugune tunnetus. Rändelapse puhul, kui õpetada mingit teemat, on oluline ka mõelda sellele, et kui me räägime hästi paljustest tunnustest ühe korraga, siis on hea, kui mingid mõisted hakkida tükkideks. Et meil oligi selle auto juhtimine näiteks ja hakkisin tükkideks, et juht on autos, auto sõidab, et natukene lihtsustada arusaamist pikemate väljendite sõnade puhul. Mõisteid võtta vähem kindlasti korraga ja harjutada siis neid ka paaris ja rühmatöödes. Ning ei väsi ära seda näidete toomist, et tööjuhendite puhul ka, et kui ma näen juba, et ta ei saa endiselt tööjuhendist aru, et ma teen hästi elementaarse lihtsa keelelise näite talle juurde ja siis ta saab selle tööjuhendi põhjal juba minna oma nagu raskema keelelise teksti juurde. Kui me palume esitada mingit teksti või näiteks moodustada küsimusi, et siis mul on küsimuste algused ja lause algused ka alati tahvlile ette antud. Tal on vähemasti kuskilt natuke spikerdada, aga see toetab teda. Ja kui vähegi võimalik, siis vahel ka näiteks lehena panna talle teksti juurde, et ta võib-olla on selles samas õpikus, kus on ka teine laps, kellel on keeleline oskus, eks ole, kõrgemal, parem, aga tal on see sõnapank kõrval, et ta teab, et ta saab sealt juba midagi üles otsida. Ja ajalootundides näiteks kindlasti soovitan kasutada ka ajatelje tegemist, miks mitte ka teiste ainete puhul. Nii, ma vaatan, kas siin on midagi veel, et kui nende kohta hiljem on ka küsimusi, siis kindlasti küsige. Ja siinkohal toon ka ühe viite, mis on väga hea raamat. 2004. aastal andis Robert Fisher välja raamatu Õpetame lapsi õppima ja seal on ka mõningaid meetodite valikuid, mis kindlasti on praegu kohased ka rändele taustaga laste puhul. Ma toon ühe näite ka, et kuidas teha tööd tekstiga, et kuidas seda teha lihtsamaks, et ei pea tegema õpetajana kohe nullist uut teksti. Et siin muidugi ka veidi keerulisem tekst väikse kohta, aga kui tavalaps vastab võib-olla esimesele osale seal üleval, ta peab vastama 5 küsimusele selle teksti kohta, et siis näiteks rändetaustaga lapse puhul võib selle sama teksti teha lünktekstiks, anda talle ette ka sõnade pank, mis on all ja ta peab oskama lihtsalt õige sõna panna õigesse konteksti ja võib-olla siis lõpuks vastama ainult 1 küsimusele, et see on selle teksti lihtsustamine. Ja ma ütlen etteruttavalt ka ette, et on selline koht, et veel ei ole avastanud nagu sõnaveeb. Ja sõnaveebis on väga palju erinevaid tööriistu. Ja kui sa kahtled, kas tekst, mida sa kasutad, on liiga raske, et sõnaveebis on selline koht nagu teksti keeletaseme kontroll, et see tekst on võimalik sinna kopeerida ja hiljem on siis võimalik kohe vaadata, et kas see tekst oli nagu väga-väga raske või sobib ka ta antud kontekstis kasutamiseks. Üks asi on ainesisu ja üks asi on keeleteadmine, aga siinkohal ma ei pea väheoluliseks ka rääkida õpioskuste arendamisest. Ja alguses, kui tal ei ole ka sõnavara, ta ei oska ka väljendada ennast, et kas ta sai aru. See oli eriti keeruline nüüd distantsõppe ajal, kui niikuinii nad olid keskkonnast eraldatud. Et mõningad näited selle kohta, et kuidas oskab õpilane oma õppimist eesmärgistada, kuidas ta võiks seda kavandada, kuidas ta otsiks, töötleks ja edastaks infot, mis on väga oluline kogu õppimise seisukohalt ja annaks tagasisidet enda tööle ja enda arengule. Et esialgu, kui meil ei olnudki üldse omavahel nagu ühissõnavara, et siis joonistasin neile ette tahvlile need emotsioonid, väga lihtsad ja siin on siis pesulõksud, igal pesulõksul on õpilase nimi ning alguses olid need väiksed pildid neil ka endal laua peal ja kui ta ei julenud alguses öelda mulle, et palun aita, siis ma nägin vaikselt, et ta pani siis selle pesulõksu õige juurde, et me mängisime nagu kõik selle läbi, kuidas ta võis ennast tunda ja praegu ka isegi siin suured 3. kooliastme poisid, neile väga meeldib, et ma tahan nüüd öelda, kuidas ma end tunnen, et nüüd ma olen lisanud ka repertuaari asju juurde. Ja kui keelelist oskust on juba rohkem, et siis võib küsida ka tagasisidet tunni enda kohta või mõne teema kohta. Ja toon kohe näite sellest info otsimisest ja töötlemisest, et õpetaja vahel ei pruugigi selle peale tulla, et meil oli näiteks juhus, kui teiste ainete õpetajad, seal oli ühesõnaga polnudki oluline, mis aine, õpetaja ei saanud koduseid töid kätte, nüüd ka distantsõppe ajal, et milles asi on, et Maria, kas sa toetaksid?
ja mis tuli välja, oli see, et 14-aastane noormees ei osanud vormistada e-kirja ja ta ei osanud seda saata, sest ta ei olnud kunagi elus seda teinud. Ta ei teadnud, mis asi on adressaadiväli, aga copy-paste oli talle selleks hetkeks veel väga segane, eriti kui ma pean teksti ühest kohast teise tõstma. Ta ei teadnud, kust leida õpetaja aadressi, mis sest, et e-koolis kuskil 3. kohas oli see kirjas olnud ja me 45 minutit harjutasimegi e-kirja saatmist ja kõik need tööd hakkasid ludinal minema. Et vahel ei pruugi selle peale tullagi, et mis on see takistuskivi või see komistuskivi, mille taha jääd. Ja kui mõelda ka nendele keskkondadele, kus on vaja töid esitada, kohe tuleb Opiq meelde, et Opiqus on minu meelest töö esitamiseks sõltuvalt või ainest sõltuvalt erinev, on vaja vajutada 3 erinevale rohelisele nupule. Iga selle nupu peal on erinev eestikeelne sõna ja ma tean, et enda õpilaste puhul nii mõnigi takerdus sinna, sest ta ei teadnud, kuidas edasi ja tööd jäid esitamata ja siis tuli see lihtsalt nendega koos uuesti läbi teha. Nii, ja mõningad näiteid veel siis, seda muidugi ei anna kohe siis, kui sügisel tuleb uus laps, et hakka nüüd tagasisidet andma, aga need töölehe näidised siin on keelekohviku metoodilisest juhendist leitud. See on nüüd tööleht õpilasele endale. Ehk ta õpib juba tagasisidestama seda, et kuidas ta arendab üht või teist oskust, oma funktsionaalseid oskusi. Ja ühe näite olen toonud ka selle kohta, et kuidas ta oskab tagasisidet anda selle kohta, kui ta teeb grupitööd. Ning neid aluseid on võimalik kasutada ka vähe teksti, eks ole, tabelid, skeemid, aga neid aluseid on võimalik kasutada ka klassijuhatajal hiljem arenguvestlusel või siis minul temaga vesteldes. Natukene õppevarast, et tegelikult valitseb 2 seisukohta. Üks on see, et õppematerjal ei ole üldse, kõik tuleb justkui ise teha ja teine on see, et neid on liiga palju ja ma ei oska õiget valida. Eks ta ongi natuke sinna ja natuke tänna. Et tegelikult õppevara on, aga kõike seda, mis on mõeldud ka teistes valdkondades, on võimalik kasutada ära siis ka nende laste puhul. Et tegelikult saadame ka viited, ma proovin hiljem ja loodan, et chatiga juba tuleb juurde, et on tegelikult koondatud ka Haridus- ja Noorteameti poolt lingid selle kohta, kust leida õpikuid ja kust leida lisatöölehti näiteks. Ise kasutan ma Mai Kitsniku õpikut Kirjuta mulle, aga otsin ka nii palju juurde kui vähegi võimalik, et see ongi mõeldud just uussisserändajatele. Soovitan kindlasti vaadata e-koolikotis keelekümbluse õppevara töölehti ja LAK-õppe töölehti e-koolikotist ning esimeses kooliastmes väga sobilik ka nende lastega puhul kasutamiseks näiteks Tere õppesari, mis on ka keelekümbluse õppevara. Kindlasti uurida eesti keel teise keelena mõeldud õppevara ning töölehti ja natuke hiljem ma peatun ka haridusliku erivajadusega õpilastel mõeldud õppevara osas, mis sobib ka nende laste puhul just keele lihtsustamise seisukohalt, aga seal on mõningad nüansid, mis tuleb üle rääkida. Ja suurematele kindlasti täiskasvanud keeleõppijatele mõeldud õppevara, ka need viited lisanduvad ning tunnetekaardid, logopeedide õppevara, kõiksugu mängud, mis vähegi võimalik, soovitan panna kasutusse ning digikeskkonnad Keeleklikk ja Keeletee, just kui mõelda keeleõpetaja seisukohalt, et kes on keeleõpetajad, seal on siis A1, A2 ja B1 tasemel videod, harjutused ja kõik on tasuta kättesaadav, nii et mina neid oma tundides kasutan praktiliselt iga nädal. Ja ise olen küll võõrkeeleõpetaja taustaga, aga soovitan ka kooli kontekstis, et leida endale parimaks sõbraks nii-öelda võõrkeeleõpetaja. Võõrkeeleõpetajal on juba loodud enamasti, neil on piltkaardid ehk inglise keeles flashcards ja memoriini mängud, erinevad tabelid ja väga palju ka sellist illustreerivat materjali, millel ei ole üldse võõrkeelseid sõnu all, et neid on võimalik kasutada siis ka nende laste toetamiseks. Nii, mõningad loetelud siin. Ja mis veel on aidanud ka ebapiisava keeleoskuse õppija toetamisel on digiõppevara ja see on õpikut ja töövihikut ühendav digiõppevara, mis sisaldab tekste, harjutusi, ülesandeid, videoid ja animatsioone
ja erinevate teemade tutvustamiseks, et õppevara hetkel on e-koolikotis kättesaadaval inimeseõpetuses 1.–5. klassini, 8.–9. klassid ja matemaatikas olid 2. ja 4. klass ja loodusõpetuses 5. klass ja 8. ja 9. klass. Ja see sobib küll nendele õpilastele, kes õpivad siis riikliku õppekava alusel, kellel on rakendatud individuaalne õppekava, aga muukeelsetele õpilastele ja kasutamiseks siis just selle õppe diferentseerimiseks. Seal on lihtsam keelekasutus, selgem ülesehitus, suurem kiri ja nii edasi. Siinkohal soovitan näiteks ka sellist keskkonda nagu Loomariik, kus on võimalik õppida Eestile omaseid nähtuseid. Seda on võimalik väga edukalt kasutada lõimitud keeleõppeks ka põhikooli algklassides ja eriti nendele, kes esimest korda eesti keelega kokku puutuvad. Ning Tallinna Heleni kooli õpetaja Aire Murd on koostanud sellise mängulise õppevara eesti keele, loodusõpetuse, Eesti ajaloo kohta. Et sinna ma soovitan ka vaadata. Ja vahel, kuna mina toetan ka nagu aineõpetajaid, et siis öeldakse ka, et anna mulle midagi kaasa, millega ma saan nagu teha, et viitasingi siin parima ajaviite raamatutele, võib-olla kellelgi on kodus juba olemas, need on noorte endi poolt tehtud raamatud, kus on väga erinevatel teemadel ja hea lihtsa keelekasutusega sõnarägastiku ülesanded, ristsõnad, tõmba õige joon alla ja nii edasi, et neid harjutusi on seal väga palju, mis toetavad tegelikult ka aineõpet, et ta saab seda lahendada samal ajal paralleelselt või siis lahendame neid asju ka koos. Ja korra nüüd sellest lihtsustatud õppele vastavast õppevarast. Et eesmärk on õpetajana, eks ole, et õpilasele teha see õppematerjal niivõrd lihtsaks kui vähegi võimalik. Lähtuda tuleb aga eeldusest, et HEV-õppevara on oma põhimõtetelt sobiv, kuid ta ei ole nagu spetsiaalselt koostatud keelelise erivajadusega õpilase jaoks. Ja nendes õpikutes ka materjalides kasutatakse lihtsa keele põhimõtteid, mis aitab. Toon kohe näite, et näiteks inimeseõpetuse tund, identiteedi teema, õpilane alguses tõesti sõna otseses mõttes upub ära sinna inimeseõpetuse õpikusse, sest teksti on 3 A4 ja siis aitasingi nii palju, et leidsime lihtsustatud õppevarast ühe identiteedi sellise skeemi, kus ta pidi täitma ainult paari sõnaga siis tabeleid, et see toetas aineõpet antud hetkel ka. Et ma soovitan seal sobrada ja vaadata, et mis on see, mis sobiks. Sest seal on tõesti struktureeritud esitus ja seal on lihtne keel ja selge keel ning ja teksti on vähem. Ja kui on vajadus, siis kindlasti selgitada ka lapsevanematele põhjusi, et miks vahel seda kasutada. Internetis kättesaadaval ka 3 järgmist juhendit. LAK-õppest õpetajale, lõimitud aine- ja keeleõppe ja juba mainitud LAK-õpet toetavad metoodilised võtted õpetajale. Seal on näidistöölehti erinevates ainetes, on selgitatud ka, et mis imeloom see LAK-õppe siiski on ja mõningad siis just need sõnade panganäidised näiteks, mida on võimalik ära kasutada ka oma tundides. Hakkamegi sellise maratoniga vaikselt lõpupoole jõudma. Et kui on konkreetseid küsimusi seoses metoodilise abi või koolitustega seonduvalt, siis siinkohal julgen öelda, et kirjutage mulle või kirjutage kolleeg Avele, kui on rändetaustaga lastega seonduvalt abi vaja ja kindlasti mitte vähe siinkohal Anu Luurega te olete juba tuttav koolituse raames, et tema koolikorraldusega seonduvatest küsimustes vastab ideaalselt ning juba on tekkinud tegelikult kolleege ka teistes koolides, sellepärast et muu kodukeelega lapsi on õppimas igas koolis. Ja ma soovitan guugeldada, internetist otsida, on ka üleriigilised LAK-õppekoolitused, mida pakub Haridus- ja Noorteamet, et mõningaid kohti küll veel on ja kindlasti, kui on lisahuvi selle kohta, et uurida siis ka riiklike ülikoolide koolituste kohta. Et tean, et Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikooli Narva kolledž pakuvad LAK-õppekursusi ja sellist mitmekultuurilises klassi keskkonnas hakkama saamist ka Tartu Ülikool ja nii edasi. Pluss ka kindlasti avatud sektor, kust leida ka veel lisakoolitusi.
Ja mõningad mõtted, millega ma soovin nagu oma sellised tähelepanekud kokku võtta. Iga laps on omaette kaasus. Ka see kogemuste ülekanne ei pruugi üks-ühele toimida. Ka mul endal, et on olnud ebaõnnestumisi, olen õppinud väga palju selle töö käigus ja näen, et kõik asjad ei toimigi kõigi puhul ja midagi ei ole teha. Katsetad ja praktiseerid ja siis proovid uuesti. Aga fakt on see ja tegelikult seda on toonud ka mitmed just nendes segaklassides nii-öelda toonud välja mitmed vanemad, kelle lapsed on õppinud nendes klassides, et selles klassis toimub tegelikult õppeedukuse tõus. Kui õpetaja rakendab ja kasutab metoodilisi võtteid nii palju kui võimalik, see tähendab, et ta tantsibki, visualiseeribki seal klassi ees nii palju kui võimalik ja tegelikult võidavad justkui kõik. Ning ma soovin siinkohal ka tegelikult seda öelda, et ma ei ütle, et see töö ei nõua pingutust, see nõuab väga palju pingutust ja ma ei ütle, et see on lihtne ja mul on olnud tõesti ka palju halbu tunde, millest ma olen õppinud, aga kui esialgu on raske, et siis töös nendega, et kui laps väljub vaikivast perioodist, näiteks teeb suu äkki lahti ja hakkab rääkima täislausetega ja et siis see on ikka nagu liigutav hetk ja sa hakkad õppima nagu nägema edasiminekut väga väikestest asjadest. Ja loodan ka, et ka eestikeelsed lapsed saavad selle võrra paremini aru ühest või teisest teemast. Ning õpetajatelt võtta veel natuke pinget ka selles osas maha, et tuletan meelde, et õppekava maht on palju väiksem kui õpikute maht. Ja see on okei, kui ta alguses ei saa selgeks kõiki tekstülesandeid või ei mõista kõiki asju, mis peab olema õpikus justkui arusaadav. Kui mõelda erinevate õppeastmete õpitulemuste peale, et tegelikult ei pea ta üldse oskama nii palju, kui on õpikutes ette nähtud. Meie roll on lihtsalt tekitada neile need tingimused, et ta oskaks ennast motiveerida keele õppimisel ja juhtida kogu seda protsessi. Ja rääkima ka ei pea sundima. See on okei, kui ta alguses lihtsalt kuulab. Usu mind, et kui ta usaldab sind, siis räägib ta ühel hetkel nii või naa. Ja mulle meeldib siinkohal öelda ka või tsiteerida Anu Luuret, kes ütleb, et suure tõenäosusega, 99% tõenäosusega lõpetavad kõik need lapsed ka põhikooli ja liiguvad ka edasi ja saavad elus hästi hakkama. Nii et see mure ka veidi vähemaks võtta. Nii et naerata, lihtsusta, visualiseeri ja näitlikusta ja ole tema jaoks olemas ja küll siis tuleb ka tema areng. Siinkohal ma arvan, et on otstarbekas lõpetada lindistamine ja ma annan kohe ka aja küsimisteks, võib-olla küsimusi on tekkinud selle aja peale.